ja mina viin teid siis sellisele teekonnale, mis oli üks praktiline näide ehitusmaksumuse hindamisest ja seda siis ühe küttesüsteemi näitel ja toimus TalTechi U01 korpusega ja nagu mis ma siin ise omaga siis ka mõtlesin, et kui täpselt sellist jänti juhtub, siis täna mina ei pea piinlikkust tundnud, meil on tarkvara looja ka olemas ja siis ma saan näpuga näidata, et Jiri, so what I'm talking about, I don't need to be embarrassed today. When something like this happens, then I can just turn to you. He was fun. But anyway, so right, let me see the other one. Yeah, it did happen. So siis liigun tagasi eesti keele peale, avame need aknad uuesti ja mudelid ka uuesti. Ja see toetab hästi palju selle samale kõik, mis me tegelikult täna siin oleme juba rääkinud ka. Me jõuame nagu ise ka oma töös hästi palju sinna kohta, kus on kõiksugu nõuded ette nähtud, pandud need ka siis väga paljuski projekteerija kaela juba ja siis kulutame ressurssi nii aega kui raha selle peale, et me kontrollime ohjeldamatult siis projektmudeli vastavust antud nõuetele, ütleme, et kuules või ju korrast ei korda, läheb jälle mingisugune aeg, kuniks lõpuks taandubki mingite tarkvara eripärade taha ja nii edasi. Et siis täna ütleks ka, et SimpleBIM aitab nagu sellest üle saada, et sul on võimalus minna selle IFC faili kallale ja panna ta tööle ikkagi siis niimoodi, nagu sina seda tahad, et su enda käekirja järgi. Et see vast on selle asja üks suurimaid võlus. Nii viimast kontrollida, et need asjad siin vaikselt töötavad. Ta on ühe nagu veel ja ma avan igaks veel. Ja meil lähti siis lähtüles on tegelikult see, et küttesüsteem ehk eelarve ja pange ka ikkagi hooneplokkide kaupa ka. Seal oli siis 5-6 erinevat tükki sellest hoonest, et ka nende maksumust oleks võimalik siis eraldi vaadata. Ja tunduski nagu selles mõttes põnev asi, et igatahes see on ju täpselt töö SimpleBIMina, saab mahud ka kätte, saab samamoodi ka siis elemente positsioneerida ja teisalt mis võimalused siis annab on see, et kui nüüd see eeltöö kõik on ära tehtud, siis just see IFC formaat, mitte ainult siis SimpleBIMi kasutades, võimaldab andmeid, nagu Taaviga näitas, mis iganes kombel seal pööritada tabeliks, kasutada mingeid abistavaid visuaale ja tähtis on lihtsalt tegeleda natuke selle eeltööga, et veenduda, et oleks need elemendid olemas, andmed olemas, et nad oleks ikka õiged ja siis viia enda käekirja. Et see on siis nagu peamine, millega siin selle töö puhul sai tegeletud ja ma lihtsalt siis näitan põgusalt ikkagi ära, kuidas just nimelt saab SimpleBIMi abiga siis IFC failis olevad andmed viia Excelisse, tegeleda Excelis selle asja täitmisega ja ülevaatamisega ja siis tuua tagasi sellest IFC faili sisse ja vajadusel niimoodi pööritada seda ringi. Ning see kõik algas tegelikult siis põhimõtteliselt sellest, et esimese hooga oli lähteülesandeks nii palju, et hooneplokid on meil ette antud sellised, et peaks olema eristatav aulandus, söökla, foyer, personal, turvaplokk, sooja sõrmed. Ja siis, ütleme, kommentaar on selline asi, mida niikuinii tasub mudelisse lisada, et kui on midagi vaja täpsustada. Ja see ekraanil on praegu SimpleBIMi template, mis ka juba on jutust läbi käinud. Et ta on oma olemuselt skript, kus sa siis sõbralikul Exceli vormingul saad ette kirjutada, mida on selle IFC failiga vaja korda saata. Et see paljuski saan aru, et ka SimpleBIM 11-ga seoses võib nüüd tahaplaanid hakata jääma, et see hakkab võib-olla siis olema rohkem nende dataflowdega seotud, mida siis Jiri plaanilt nägite. Aga muus osas jah, et esmalt kui ma võtan ikkagi ette selle algse mudeli, kus ei ole neid andmeid sees, et millisesse hooneplokki üldse midagi kuuluma peaks, et siis vaadates siin praegu kõikidel elementidel olevaid andmeid, siis ei ole siin neid liiga palju. Ja see SimpleBIMi template'i asi töötab hästi lihtsalt, et mul on üks Exceli tabel, mida ma just näitasin. See on see sama, mis mul avatud oli, et palun lisa siia mudelisse read, mis siis on selle hooneplokkide iseloomustamiseks. Ja see töö oligi siis sisuliselt see kõige nii-öelda nürim ja manuaalsem selle osa juures. Panin siia vale.
Et põhimõtteliselt oli vaja hakata lihtsalt siis tegema praeguse seisuga niimoodi, et valida elemente ja öelda, et see siis nüüd kuulub personaliblokki, sest et see tingimus oleks ka see, et kui nüüd hakata mööda seda liini minema kuni soojasõlmeni välja, et siis me peame suutma eristada kõiki elemente, mis selle süsteemi ehitamiseks vajalik on. Ja arvestama ka seda, et valmidus oleks ka teiste blokkide ikkagi ehitamiseks. Aga kui see manuaalne töö kuni siia, ütleme, soojasõlmeni koos nende elementidega välja on tehtud, siis me jälle jõuame sellesse kohta, et ega need andmed ei jää nüüd sellesse SimpleBIM-i siia kinni. Et kui see on mudel lõpuks läbi käidud, nii, vaatame korra, kas nüüd kõik selle ekraani jagamisega tahtis just nagu kinni joostada. Hästi, ma avaan ka selle faili siis uuesti. Tundub, et eeltöö läks kõigil juba nahka. Et siis see saab olema, nende andmete muutmine saab olema selle IFC faili osa ikkagi. Et need saame luua siia sisse kohe juba grupid, mida siis võib ka Solibris samamoodi vaadata, olgu ta Trimble Connect või Talux, tõenäoliselt saab need andmed ära kasutada ükskõik, et IFC formaat on ikkagi see peamine asi, millega need andmed edasi anda. Ja siis ongi need võimalik siit eristada nüüd, et aula söökla välja ehitamiseks on vaja selliseid elemente, foyer välja ehitamises ja sinna alla nagu siis kuuluvad sellised asjad ja turvabloki jaoks oleks vaja siis minna sellist radapidi, et need näiteks kätte saada. Ja põgusalt näidati seda SmartView asja ka, see on ka siis vägagi sarnane, et me lihtsalt siin saame vaadelda seda, et millised on aula söökla puhul aktiivsed elemendid ja teisalt siis millised asjad sealt nii-öelda kaasa ei löö siis ja saab nagu visuaalse kontrolli vajadusega juurde teha. Aga mis see ikkagi peamine oleks, on siis see, et kui nüüd neid hinnanumbreid siis hakata taga ajama, et siis seal kindlasti on seda eeldus palju, seal loeb loomulikult selle mudelprojekti kvaliteet ise, kas need kõiksugu elemendid üldse selles mudelis olemas on, mis seal kuuluvad küttesüsteemi ehitamise juurde, või ka siis tagatipuks ikka siiamaani juhtub see, et projektdokumentatsioon 2D kujul kipub olema palju parem, kui on mudel ise. Ja seal on võib-olla natuke rohkem infot ja isegi elemente, mida on võib-olla viidatud kuidagi, või öelda, ei ole IFC failis sees olemas, et siis täna see reegel, et mudel on ülemuslik ja sealt seest tuleb kõik spetsifikatsioon ja muu projektdokumentatsioon. Ega see lõpuni jätkuvalt ei kehti ja sellega peab olema siis ikkagi ettevaatlik. Ja siis tulebki see vaev nii-öelda jälle manuaalne pool ära teha, et me saaksime siia külge siis usaldusväärsed andmed. Ja mida veel toetun ka Taavi räägitud jutule, et need andmed standardsemaks ja normaliseerida ka. Et kui toome, ma ei tea, suvalise äkki radika näite või on niimoodi, et kuskil selles mudelis on kirjas radiaator kuskil tüübi all, siis on nimetuse all, on mõnes teises kohas kirjas, et ta on veel paneel, radiaator. Ja siis tulevad veel mängu niimoodi, et kus ei leia ühtegi kohta normaalselt on, et peab IFC klassile jaotama. Et siis on SimpleBIM-i abil võimalik see asi lihtsamalt teha, et me otsime igalt poolt üles selle väärtuse, mis sisaldab kuidagi moodigi radiaatorit ja anname talle lihtsalt ühe konkreetse nime, et meil tekiks terve suur grupp radiaatoreid. Et siis see on näiteks siin niimoodi võimalik vaadata, et mudel on löödud lihtsalt nimetuste järgi põhimõtteliselt filtriteks, isolatsioonideks, siis on kõiksugu klapid, siis on mahuteid, nii palju kui neid siin parajasti on, paisupaagid, pumbad, välikad ja nii edasi. Et see lihtsalt aitab jälle sellele kaasa, et kus iganes te neid andmeid edasi tarbite, et siis olgu ta Excel, olgu ta Power BI, olgu ta mõni teine vaatur, et kõik sugu reeglid, mis te olete siis nende andmete jaoks seal üles ehitanud, on samamoodi võimalik järgmine kord uuesti ära kasutada, kui kõik tuleb ühe käekirjaga ühest kindlast kohast. Seal selle asja kogu point tegelikult peitubki. Ja saada ühtset käekirja jällegi nagu siis kellegi teiste poolt tulnud failidest, see ka tänase kogemuse põhjal võiks öelda, et ikka kõigub. Ilmselgelt see ei juhtu ja ilmselgelt alati nemad ei tea, kuhu teie tahate midagi liigitada. Et see jälle on lihtsam enda jaoks ise oma käekirja tekitada.
Siis, kui need andmed on nagu normaliseeritud, siis tabeli koostamisel ja üleüldse ka, et oleks ka kolmandatele osapooltele, nagu ka hinnapakkujatele vast tarbitavam, siis lähenesime ka jällegi loomulikult soomlastelt õpitud selle meetodite peale, et koondame kokku sellised nagu põhikriteeriumid lihtsalt ühele reale. Et kõigepealt, mis asi ta on, et ta on filter, mis on tema projektijärgne tähis, siis kui tal on mingi eraldi tüüp, siis näiteks siit joonistub välja, et ta on äärikuga filter, siis anname tema tootja, anname tema mudeli ja lõpuga mis iganes muu karakteristika parajasti vajalik on, et siin tavaliselt siis läbimõõdud on need, mille pealt eristada neid tehnosüsteemide erinevaid asju. Template'idega edasi minnes on siis üks mul siia loodud selline, et mis jooksutab siis sellist töökäsku nagu export data table. See tähendab, et see IRC andmestik väljutatakse siis CSV kujule, mis on siis, ütleme selline tekstiformaat lihtsustatud võib-olla. Et me saame andmed välja ja me saame siis nende elementide kohta andmed välja, kus me nagu siis tahame. Ja see läheb siis sedasi välja, et siis ma jälle tõstan selle lihtsalt siia mudeli peale. See jookseb siia ühte kausta, tekib siia niisugune fail. Kasutame ära edasi nüüd seda Exceli võimekust ja ühtlasi seda seotust siis SimpleBeami template'idega. Et ma toon need andmed siis SimpleBeami template'i sisse, kasutades Exceli funktsiooni, mis on siis päringu esitamine eesti keeli vastu, et queries ja connection, et ma ütlen, et mine haara see CSV fail, loe sealt need andmed mulle sellele tabeli kujule. Ja see siin on siis lihtsalt üks template'i osa, kus on võimalik enda andmetega asjad ära täita ja siis rakendada jälle seda mudelisse ja siis me saame need numbrid IRC failis. Et praegu siis siin tagataustal on see tabel samasugusel kujul olemas. See nüüd on see siis IRC faili osa ikkagi veel. Ja siin on praegu kõik nullid, midagi muud siin ei ole otseselt. Aga kui nüüd oleme need andmed sealt välja eksportinud, siis on võimalik asuda seda tabelisse täitma. Ja siis ma selle näite raames panen siia mingisugused täiesti suvalised numbrid, et kogusummat ja paigalduse summat momendil näpis on vanem ja kommenaariks, aga paneme kommenaariks ka midagi. Paneme siia paigalduse aega, paneme siia paigalduse hinda ja siis võib sellele asjale teha lihtsalt tuimalt fill, sest see kõik siin ongi nüüd mudelis olevad elemendid. Excelis loomulikult mul üleval on siin need nupukesed ka, mis on siis tegelikult lihtsalt sama asi, mis oleks minna siis filtreerides siin sedapidi, et saab vaadata võib-olla natuke suurtemate kategooriate kaupa. Ja kui meil oleks siin juba väga suured objektid, siis on kindlasti need Exceli read mitte 850, vaid võib-olla 85 000 isegi mõnikord. Kui tuua veel torud ja asjad ka sisse, sest sellest tabel momendil torud ei kaasanud lihtsalt lihtsuse võtmes. Ja siis olen pannud selle tabelis niimoodi tööle, et siia ma lisasin praegu need hinnanumbrid ära, vajutan talle save'i ja ma saan siis seda sama faili nüüd rakendada jälle mudelisse. Ja teise tükina, mis ma sinna template'i veel sisse kirjutasin, on siis sisuliselt järgmine asi, mis on ka selles menüüs siin peidus, kus saab olemasolevaid andmeid panna põhimõtteliselt kombineerituna valemitest. Et ma kirjutasin selle tööriista abil siis sinna sisse, et võta paigalduse aeg, korruta see paigalduse hinnaga ja pane see reale paigalduse summa. Ja siis on veel teine kalkulaator, kus ma panen siis kogusumma jaoks, et võta ühiku hind ja lisa sinna paigalduse. Liida sinna paigaldusele. Et seda saab siis sellisel kombel teha ja kõik need kalkulaatorid on võimalik template'iga kirjutada. Ja nii ongi. Siis kui ütleme, et see eeltöö mahtude õigsuse osas ja nagu üleüldise kvaliteedikontrolli osas on nagu ikkagi tehtud, siis Excelis on võimalik need hinnad sinna külge ära kirjutada, süüa tagasi siia IFC faili sisse. Meile tekib juba siis mingisugune summa ja vaatame korra, kas siis ka paigalduse hind. Ja siin tundub, et mul ikkagi teebel on vist parem pätti läinud paraku. Ei ole arvutanud vist praegu kokku paigalduse hinda õigesti.
ja ei, vabandust. Ei, on ikka jah, kõik on korras. Selles mõttes siis ei keerinud piisavalt parema. Ja kui on andmed õiged, et siis ongi see sama, et IRC abil on neid andmeid nagu genereerida ja grupeerida mis iganes meetodiga hästi lihtne tegelikult. Et siin nüüd ma saan mängu tuua lõpuks selle sama asja, ta on eelseadistatud tabelina küll, aga need samad plokid, sest mul olid ka need täidetud, et ma saan võtta siis kogu selle aula ja söökla tabelisse sisse, et see tegelikult ei ole midagi keerulisemad, kui need grupid on andmete pealt loodud, ma tõstan nad lihtsalt siis tabelisse, siis lükkan siit kogu summa peale ja ma saan vaadata siis hooneplokkide kaupa nende maksumust. Ja taaskord, see ei ole kuidagimoodi siis otseselt SimpleBeamis lukus, sellega lihtsalt saab seda kõike teha, et kogu asi ise on jällegi pärast IRC faili osa. Selle sealt välja ekspordite ja siit võib siis mis iganes meetodite abil nüüd minema hakata juba. Näiteks lööme hoopis siukse grupeeringu, et süsteemide kaupa, milline võib-olla on nendest kõige kallim. Et võime ka niimoodi neid asju siit reastada. Et no muidugi need numbrid on tänases võtmes siin täiesti suvalised, sest et ma panin need siia sisse on ju suht üks täiesti mingi suvalise meetodiga. Aga see on siis nagu tööpõhimõtte teema, et siis enam ei ole nagu otseselt limiite, et mis iganes andmeväli teil IRC failis esineb, kui andmed on kontrollitud, siis saab ükskõik mis neid asju seal kombineerida. Ajaliselt vaatan, et natukene tahaks veel rääkida, ja võib-olla ajast üle ka minna, siis et arvestades kell 4 kohe tuleb juurde peale. Et ma näiteks ka seda teemat, mis oli, kus ma sain ka abi sellest derived object tööriistast ja funktsioonist kui sellisest, et millest rääkis siis ka Jiri ja samamoodi see on ka siis alus nende kõiksugune kihtide asjade genereerimisel. Et seal oli mul mudel, siis teine küttemudel, mis oli siis natukene vähem detailsem. Sinna sisse olid need radikad mudeldatud, küttetorud jooksid ka radika sisse, aga mõtlesin ka, et iseenesest kui nüüd ventiilid ikkagi puudu on, et siis ju ongi võimalus minna ja genereerida mingid objektid sinna mudelisse lihtsalt lisaks ja nende geomeetria ei oma mitte mingit tähtsust tegelikult. Et kui tulla nüüd siis näiteks selle radika juurde või ükskõik mis radika juurde siin mudelis, siis üpriski selline, ta on lihtne asi, ta on üks tükk ja ta lõpeb siis lihtsalt torudega versus see, et näiteks see esialgne mudel, mis siin on siis see, et siin on ikkagi reaalselt näha seda ventiili koos lausa vist ajamiga ühe tükina ja siin all on see sulgkraan ka veel. Et siis miks mitte kasutada ka lihtsalt ühte nendest tööriistadest ära, kuidas mina lähenesin, oli see, et ma võtsin selle tööriista, kus arvutatakse mõõtjooni, mille abil te saate elementidele siis pikkuseid, kõrguseid, laiuseid. Ja ma ei hakka seda siin uuesti praegu konfigureerima, ka see on jälle template'i võimalik kirjutada. Ja siis selle abil genereeritakse lisaks radika gabariitidele teile ka siia ühed pulgakesed nii-öelda, mis tegelikult lihtsalt midagi muud nad ei esindagi kui seda, et meil on olemas siis sellised pulgakesed ja nendel hakkab olema siis see nimi, mida ma vajan parajasti. Ütleme, et see lihtsalt siin on, ütleme, nimetuselt on lihtsalt ventiil ja siis oma tüübilt ta saab olema see rõhussõltumatu dünaamiline ventiil. Ja teisalt siis siin puhul oleks ta see sulgventiil. Et taaskord seda ära kasutada ja ise ka mõtleme, et mida me ikka nendest genereerime, et visuaalseks abivahendiks on väga hea, loomulikult, aga siis tuli juttu ka sellest, et kui me räägime sellest 4D graafikutest juba ja elementidest, mis on tehtud ühe tükina, võib-olla kas või tavaline, ma ei tea, kipsein näiteks, et siis hakkab see ikkagi rolli juba mängima, et kui teil on vaja mudelipõhist ajajuhtimist teha, siis tuleks ikkagi ju võimalusel lüüa see tükkideks, see tööetapid, kellele võib-olla mis alltöövõtjale ta üldse kuulub, millal seda ehitatakse ja kuhu mingisugusesse etapile veel kuulub. Et see kõik on tegelikult võimalik teha ka sedasi, et te siis genereeritegi sinna mingisuguseid kihte peale ja ütlete selle kihile siis, et see kuulub töövõtjale
töövõtjale A ja siis seda tuleb ehitada siis mitmes etapis näiteks, et iga etapp on eraldi tükk siin. Ja noh, need olid nüüd siin ventiilide lisamine, siis tegelikult kolmanda asjana võiks siia veel vabalt selle ajami ka veel joonistada ja selle jaoks kusjuures kasutasin ka ühte meetodit, mida ei ole mis liiga palju kasutust ei leia, aga tukke funktsioon on ka siin tegelikult olemas, et kui mõõtkette aktiveerides ja kasutades lükata see linnuke sisse ja kirjutada siia, mis sa tahad, et selle loodud objekti nimi oleks, siis võib neid ajamid siia ka sellisel kombel tegelikult tekitada. See on manuaalne töö, aga luuakse siis siuke, no nüüd ta paistab, eks olla natuke imelik, aga kui ma teen natuke pikemalt selle noolekese, et siis ma ei vajutanud lõpp-punkt. Genereeritakse selline mõõtkett, ta teab oma pikkus siis, aga ühtlasi ma andsin talle ka nime ajam. Et kui ta on puudu, mudeldage nii-öelda ise, kui geomeetria palun. Väga hea, see on kõik, minu poolt vähemalt. On teil küsimusi? See on siis nii, et orienteeru alati. Kõik see on nagu nii-öelda orienteeru. Aga loomulikult kaasasime siis materjalimüüjad, seadmete müüjad ja samamoodi ka siis tegelikult ehitajad pundist aitas meid Comfort AI kaasa. Loodan, et äkki nad on ka siin kuskil olemas. Ja siis teisalt lõpptulemus on ikkagi see, et kliendile me anname selle Exceli, mida ta tavapäraselt on saanud. See mudel on lisaväärtus seal lihtsalt. Ja edasi on vaja TalTechiga uuesti suhelda, et kus maal siis nende asjadega ollakse. Et saada teada reaalselt ka, kas ja kuhu siis orienteeru hind nagu sattus või mitte. Et teisalt ongi, siin on see, et küttesüsteemides on näiteks automaatika puudu ja siis tuleks minna ka veel automaatika asjade kallale ja veel rohkem detailidesse. Aga kui see kontroll on ikkagi tehtud, et ta vastaks nagu projektdokumentatsioonile ja spetsifikatsioonidele, et siis nagu väga paljuski ei saa mööda minna. Vähemalt elementide olemasolu. Kellegi veel? Küsimus. Kas sarnaselt on võimalik seda ajagraafiku elementi ka sinna linkida või on selleks mingi muu paremverist? Ajagraafiku element. Kuupäevasid või... Jaa, täpselt, et siin on vaba volim, sina mõtle välja, mis on mida su mudelist puudu on. Projektist linkida? Selle jaoks on juba siis, võib-olla siis, tegelikult saab ka ju. Jah, ega projekt on selles mõttes samamoodi, üks nagu Exceli tabel, et me oleme natukene lugenud neid asju tagasi nii-öelda projektist võtnud Exceli välja, siis teinud mingisugust Black Magic'ut ja nii-öelda tagasi lugenud, et kui te tähele panid seal ettekandes, ennem oli ka niimoodi, et see Bingo Labis olid näha need kuupäevad, et need kuupäevad põhimõtteliselt olid nagu analoogselt seda pandud. Ega see 4D ja 5D graafik ei ole mitte midagi muud, kui lihtsalt see elemendi külles on 4D puhul alguse lõpukuupäev ja 5D puhul euro kuupäev, et see ongi 5D graafik põhimõtteliselt ka. Jah, seal võib-olla oleks tõesti vaja mudida seda, et saaks seda Microsoft Project faili siis korraks Exceli kujule. Toome template'i appi ja selle mudelisse ka sobituma saab. Loomulikult on olemas ka selle spetsiifilised tarkvarad, mis projectid ja siis mudelid tõstavad kokku, et annab võib-olla pikemalt rääkida. Kas see sai tööle? Nii et see ettekanne jäi siis tänasesse ainult. Võib-olla jäi ka telefoni siis. Siis on super. Ülikolla mudelis. Nad liiguvad küll selle osas, et vist kõik osapooled teevad seda. Hendrik Pandri täpsemalt öelda, et terve ülikool äkki veel võib-olla. Aga ma saan aru, et eesmärk oli küll. Ja liit. Täna sükeste väikeste tükkidena on ju ikka olemas, et võib-olla need hooned ei ole nagu nii detailsed, aga kuubikutena on mudelis olemas, eks need kuubikud lähevad seal siis detailsemaks. Kes see teeb on? Mis teeb? No vanemad teeb.
küsimusi. Väga see eestlaslik publika muidu olnud täna terve päev. See on siis see, et me ei teagi, paneme siin puhtalt mingit villast ja ei saa arugi midagi, mida küsida, mis polegi. Ma küsin infra seisukohalt, kui mul on T-klass ala 10 kilomeetrit pikk, on 9.5, on need mullasaaned ja mahutpatarid. Neid on nõue ala 100 meetristeks lõikudeks. Tead, siin Taavi oskab paremini vist vastata, kuidas see pikettide asi on tõesti läinud üle või küsime lausa Jiri käest? Pärast võib-olla Jiriga, kui võtame infralehed kokku, arutame, et tehniliselt on võimalik, aga siis selleks, et need 100 meetri tupik oleks, peaks olema IFC4 formaadis algne mudel, et seal on tehniliselt parem. Aga juristi näiteks telefonist ma olen näinud, et niisama lõikepindadega see mudeli lõikamine on ikka paremaks läinud, et juba peaaegu õnnestus. Aga jah, siis kuhugi maani on võimalik. Aga seal on jälle teistpidi siis see mure, et algtarkvarast või siis projekteerida, temal on seda keeruline teha. Ja, on jah. Sa pead igat lõisku siis eraldi jagutama 100 meetriseid ja põhimõtteliselt välja seindima IFC-si. 10 kilomeetrit. Oi, kindlasti. Siis on automaatikal jälle jumet tugevalt. Hästi. Ja on meil ka lõpusõnad. Äkki moderaator.